Tere! Usun, et olete olnud juba nädal aega ootusärevuses, et millest küll teeb Trinity oma järgmise äriõiguse nõuande. Täna mõtlesin rääkida teile osanike ringi piiramise võimalustest. Ja neid on peamiselt 3. Esimene, ostueesõigus ehk kõige tavapärasem. Seadusest tulenev ostueesõigus kehtib osaühingute puhul alati, kui seda ei ole põhikirjas välistatud. Aktsiaseltside puhul tuleb ostueesõigust, kui te seda soovite kohaldada, eraldi põhikirjas sätestada. Kuid ostuõigusega on tekkinud mitmeid praktilisi probleeme, nimelt on sellest võimalik erinevatel viisidel ümber minna. Teine võimalus on osaühingute puhul põhikirjas sätestada mingisugune täiendav tingimus. Selle tingimuse osas võib fantaseerida, kuid seaduse sellised näited on, et selleks on vajalik kas osanike, nõukogu või juhatuse luba, mida siis saab vastavalt ka kvalifitseerida häälteenamusega või muul viisil. Need on seadusest tulenevad võimalused. Kuid on ka 3. võimalus, nimelt osanike lepingu sõlmimine. Ja osanike lepingu sõlmimisel on tõesti teie fantaasia piiriks, milliseid piiranguid osanike ringile seada. On see siis tõesti kaasamüügiõigus, kaasatõmbamise õigus, mingisugune ühine exit või mingisugune muu kokkulepe, mida te vastavalt osanike lepingus sätestada soovite. Aitäh kuulamast! Järgmine Trinity äriõiguse nõuanne juba järgmisel neljapäeval.